lugupeetud Paljusi naistele. Täna on esimene naiste päeva me tähistame, kus lehvib sinimust valge. Isegi lund ei ole maas. Väga raske on väljendada seda sisemist erutust, kui räägitakse meie naisperest, emadest, naistest ja siis tütretest või. Meie Nõukogude maal, nagu võtta kolhoosides, oleme osanud, kui võtta eestlindikest riikidest, kapitalistlikest riikidest, demokraatlikest riikidest, luua naiste elu kõige raskem.
Head naised, ikkagi teie ees ei rohkemat kui üks poisslaps, kelle on ka üks naine toonud ilmale. Ikkagi teie ees toomaks nendest aegadest mälestust, sest olgugi, et praegu on juba kolmevärvine väljas ja justkui lootustki hinges ja näete, milline plakat teil siin ees, aga me kusagilt oma lugu ja looga oleme sealt kaugelt, kus me oleme tulnud. Ja enne kui ma kõnelema hakkan, ma võtsin ka 2 lille kaasa, ma annaks need üle teie Tiiule. Ja see oleks temale nagu ka teile kõigile meie siia tulnute poolt. Ma luban teile ühte. Need lühikesed minutid, mis on minu käes, ma ei tegele propagandaga. Ma luban teile ühte, et need lühikesed minutid, mis minu käes, ei kasuta kurjasti teie mõtte ja tundemaailma, vaid ma mõtisklen ja püüan öelda, nagu ma aru saan, mis toimub meie ümber. Ma seadsin üles praegu 3 lubadust, aga ma vist ilmselt kohe esimestest minutitest hakkan neid lubadusi murdma. Tulles teie ette, ma panin taskusse ühe raamatu. Ma panin selle raamatust taskusse sellepärast, et ta on kirjutatud emale. Ja ma panin selle raamatus taskusse sellepärast, et selle esimesel leheküljel esimene lause on nõnda meieni, nõnda naistele omane. Et mitte surra on Maria esimene mõte, kui ta oma esimesel hommikul silmad lahti lööb. Nõnda hakkab Heino Kiik Mariat Siberimaal lahti mõtlema, toda naist, kes küll 50-sena ei ole veel vana, toda poissi, Karlutiks nimetatu, kes ei ole veel nõnda vana, et mõista, mis ümberringi toimub ja ei ole enam nii noor, et lihtsalt mängida. See oli üks too hetk, kus tuli alles jääda. Ärme räägi teda rasket, minu arvates naiste omane olemine ongi selles, et säiluda ja säilitada neid, keda tuuakse ilmale ja loota, et need, kes ilmale tulles, saavad ka nõnda palju aru kaasa, et nad suudavad kaitsta seda ilma. Seda sama pisikest häälitsevad, nõnda sama istumas emas üles, nagu siingi. Ma täidaks ainult 2 lauset sellele plakatile juurde. Maa tuleb täita, terve maa tuleb täita tervete lastega, kui jutt on Eestimaast. Kui Eestimaa naine saab Eestimaal terve lapse, siis on Eestimaal homne päev. Ja head naised, ärge tahke näha meestes võitlejaid. Vaadake, kui oli iseseisvumise päev 71 aastat tagasi, kui oli peale selle vabadussõda, kui palju tuli selleks ära anda jõudu, kuid see hoondas. Kui poleks olnud Aidust edasi kuni Narva jõe taha, üks kindel minek, sest seal oli öeldud siiamaale ja mitte üks samm edasi. Kui poleks olnud neid võite, kas siis oleks see väike maa tõusnud nõnda kõrgele oma teokultuuris, et maailm teda tunnistada, tunnustada sai ja me siiamaale veel millegipärast ohkame. Ja kui ma nägin filme, mis näitas, kuidas suur vend tuli meile justkui ennast pakkuma kaitsma ja kui tankid sõitsid mööda teed, siis kaamera nagu tänagi ei otsinud ainult tanke, vaid näitas tolle tee äärse elamise tase. Oli näha, et seal oli luuaga käidud kõnnitee ja tolle tee peal, mis suure tee peal välja tuli. Oli näha, et oli hekki piiratud ja ei olnud millegipärast rääma ega risu, vaid oli kord, mis oli omane ühele väikesele ja oli äkki sündinud arusaam, et üks väike saab olla suur siis, kui tal on vaimujõud. Aga vaimujõud ei luba laga. Laga on seal, kus vaimujõud lõpeb. Laga on seal, kus lõpeb peremees. Peremeese vaimujõud
on aga need mõisted, mis sünnitavad meile tolle maa, mille ette võib pärast mälu panna, kui liialgi unus maa. Head naised, kui saatus tahtis, et tänavu seisan teie ees hoopis uues rollis, siis uskuge, see on minu jaoks harjumatu. Kui aju kurdudes välgatas, peale selle olin kindlalt otsustanud, et jään, siis sai selgeks üks, mille nimel ma jään. Sai selgeks see, need tõed, mida senini on elu õpetanud. See jõud, mis on jäänud peale vägivalda, see mõistus, mis on sündinud ja sündinud aru saama, kuidas olla vägivalla vastu. Selle peab nüüd kontrollima rahvas. Rahvas, kes ei lähe enam hääletama, vaid hakkab valima. Mitte ainult sellel hetkel, vaid edaspidi, sest sügisel, head naised, teie valite meie parlamendi. Aga kui palju on keerulisi küsimusi, mille peab parlament kiires korras lahendama, paika panema, sest muidu meie tunne, oma õigus kaob käest ära. Ta imetakse õhukeseks nagu klaaskomm ja siis ei ole meil enam midagi peale hakata. Et me eelmisel aastal nõnda koos laulsime, siis oli ettevalmistus koos teoks tegemisele. Aga koos saab teoks teha võimsalt, kui ka üksis enda sees areneb. Tuletage meelde Krõlovi valmi kvartett, kuidas nad 4 suurt metsalooma tahtsid muusikat sünnitada. Üks ettepoole, teine kõrvale, 3 selja taha ja tuli ainult jorin-torin, mitte muusika. Kui nüüd igaüks oleks osanud mängida, see oleks tulnud hea muusika. Kui me suudame oma parlamendi, oma rahva nõnda üles häälestada, siis võib Eesti asja pärast olla uhke ja kindel ja ma olen kindel, et ei sünni sellele raamatule teist osa.